Hei kõigile vaatajatele, kuulajatele. Et olen loonud siis raamatu Ole iseenda elu looja ja pean ennast uue maailma energiatega töötajaks ja valgusteadlikkuse nähtavaks tegijaks siin maailmas ja sulle võimalikuks loomiseks, et sa saaksid luua valgusteadlikkuse läbi ja iseenda valguse läbi, mis on ühtlasi ka universumi valgus. Sa oled jumalik olend maises plaanis, et kui universum on looja, et Jumal on looja universumis, siis sina oled looja maises plaanis. Ja maailmas on energiates asjaolud edasi läinud selliselt, et enam vanade meetoditega ei ole võimalik ei tervendada ega midagi luua ega puhastada kodu või mis iganes muid vajaminevaid teemasid siis lahendada. Ja need 2 raamatut, mida ma olen loonud, Ole iseenda looja, enda elu looja, sinine ja rohekas. Sinine on kurgutasand, rohekas on südametasand. Need on 2 tasandit, mille läbi sa saad siin maailmas luua midagi. Ehk siis, kui süda on kinni ja kurgutasand on ka blokeeritud, siis sinu sõnadel ei ole jõudu ega väge. Ja neid raamatud läbides jõuadki sa siis sellise teadlikkuseni, kus sa suudad enda energia ja ka valguspotentsiaali kasutada endale elu asjaoludes tasakaalu, rahu, harmoonia loomisel. Sa saad kasutada enda energiapotentsiaali, valguspotentsiaali, enda jõudu ja väge, mis sa tegelikult oled valgusena. Nii et raamatute kasutamisel ei ole reegleid ega piiranguid, aga sa võid alustada esimesest raamatust, kus esimene teema on vaimolevus, sina, mina. Ja see teema seletab lahti selle, millena ja kellena sa siin maailmas siis elad ja oled. Ja siis aitab sul siis hakata teadvustama ennast looja olevusena, vaimolendina, kes siia maailma on hingestatud sünnimomendil. Mitte kehana, keda sa näed peeglist ja keda sa näed teiste inimeste näol enda ees kehasid, aga tegelikkuses omab see vaimolevus, kes on siia maailma sünnihetkel hingestatud, keha kui kodu, kui kesta, mille läbi ta siin maises maatriksis saab midagi teostada ja luua. Kui tal ei oleks seda keha ega kesta, siis poleks tal seda nii-öelda väijundi võimalust inimesena toimetada, elada, nautida ja tegutseda erinevatel tasanditel. Et sa võid alustada esimesest raamatust Vaimolevus, sina, mina ja iga teema juures, neid teemasid on 12 2 raamatu peale ja mõlemas raamatus on erinevad teemad. Iga teema juures on ka QR-koodiga võimalik kuulata siis meditatsiooni. QR-kood on siin olemas. Minnes selle QR-koodi juurde oma telefoniga, automaatselt avaneb see meditatsioon. Ja esimese kuu, teemad on jaotatud nagu kuusse, aga sul võib kuu alustada ka just tänasest päevast, poole nädala pärast. Täpselt nii, nagu sina ise otsustad, sest sina oled looja olevus. Sina lood omale reegleid ja meeldivaid siis toimimismeetodeid. Ja esimene kuu või 1 kuu algab siis sissejuhatusega, siis teema lahtiseletusega. Ja seejärel tuleb siis meditatsiooni mahakirjutus, sest meditatsioonid tulid mulle kanaldusena ja ma pidin nad kõik eelmine sügis kirjutasin maha sealt YouTube'ist, sest mul ei olnud neid enne kirjapildis olemas. Ja siis on teemale vastavad igakuised harjutused või teadvustamised, mida sa saad iga kuu läbi kasutada. Ja näete, siin on ka tühja paberit, nagu vihikulehed, kuhu sa saad siis sellest teemast teha märkmeid, üleskirjutusi, teadvustamisi,
meeldivaid võtteid, meetodeid, tehnikaid üles kirjutada, mida sa saad siis kasutada, et olla rohkemas vaimolevuse teadlikkuses, rohkemas mina looja teadlikkuses. Sest miks see esimene teema on üks tähtsamaid, mitte kõige tähtsam, võib-olla ka kõige tähtsam, on just sellepärast, et kui sa ei teadvusta ennast vaimolendina, valgusolendina, siis sul pole ka loomepotentsiaali sellist, sest siis sa elad füüsilise 3D maailma inimese elu ja lood läbi enda käte tehnikate. Aga selleks, et hakata looma läbi enda energiate, mille läbi tänapäeval toimuvad kõik loomised, siis tuleb hakata teadvustama seda, et sa oled see vaimolevus, et sa oled energia, sa oled valgus ja valgus on energia ja iga sinu sõna on energia ehk valgus ja see loob samamoodi, nagu loob iga sinu mõte, sõna ja tegu, nii nagu universumis luuakse läbi energiate, nii lood sina samamoodi nende energiate läbi ehk läbi valguse. Ja sa õpid selle esimese teemaga ennast usaldama, teadvustama valgusolendina ja teadvustama, et sa tõesti saad luua läbi selle valguse ehk energia, mida sa ise tegelikult oled. Et kui varasemalt oli vaja näiteks kodupuhastusel kasutada mingid atribuute, pendleid, kellasid, viirukeid, ma ei oska öelda veel, mis iganes asju, võib-olla ka veesoonte diagnoosimisel neid vitsakesi, siis tänapäeval toimub kõik energiate tasandil ja hetkeliselt, koheselt. Nagu ütled, nii see asi on olemas, nagu ütled, nii see asi toimub. Ja üks teema ehk kuu on jagatud ka 4 nädalaks ja igas nädalas on nädala afirmatsioon, nädala soovitus ja nädala õpetus. Ja lisaks on ka piisavalt tühja lehti, kus sa saad kogu teema ja ka selle nädala teadvustamisi ja märkmeid üles kirjutada. Ja milleks on see hea, on see, et tihtipeale loeme mingisuguseid vaimseid või siis selliseid arendavaid raamatuid, kus me siis joonime alla või kirjutame välja lehtede peale, märkmikusse ja siis me hakkame otsima, et vot kus kohas mingi asi oli. Aga kui sul on selline raamat märkmik, siis sa saad võtta sisukorra lahti ja vaadata, kodupuhastus, nii, ma võtan lahti, nii, mul on siin tehtud märkmed, ma saan sellist asja teha ja sa koheselt leiad üles need võtted, selle tehnika, need mõtted, mis sa oled siia kirja pannud. Sa ei pea midagi hakkama kuskilt lappama, sa ei pea mingit paberit kuskilt poolt otsima, mingit märkmikud, sul on kõik ühes tükis. Ja sa ei pea ka hakkama uuesti seda raamatut läbi lugema, et seda tehnikat või meetodit või teadvustamist üles leida, vaid sul on vastava teema juures vastavad teadvustamised, tehnikad, õpetused, meetodid välja kirjutatud ja sa saad neid igal hetkel võtta, avada ja siis kasutada. Ja iga 4 nädalat saab läbi, kui 4 nädalat saab läbi, siis on kuuluuletus ja on ka kuupostitus. Need postituskanaldused ja luuletused, need on tulnud mul aastate jooksul, vähemalt 2019 aastast postitused, luuletused võib-olla isegi varem juba. Ja ma olen siia pannud mitte kõiki, aga mõningaid luuletusi. Miks nad ja postitusi, miks nad on head? Nad kõik step and step avavad, aktiveerivad sind iseenda valgusteadlikkusesse, iseenda looja teadlikkusesse. Nad peenendavad sinu energiavibratsioone, nad aktiveerivad sind uutesse energiatesse, nad aitavad sul üle minna, ümber kalibreeruda uue maa energiatesse. See on tohutu energia, mis seal taga on ja kui ma praegu räägin, ma ka tajun, kuidas moodi energia liigub ja vibratsioonid läbivad mu keha. See annab minule alati sellist tunnistust, et see, mida ma räägin, on õige ja omab energiat ja võimas energia. Ja niimoodi on jaotatud need raamatmärkmikud, kummaski on 6 teemat ehk 6 kuud ja igas on siis 4 nädalat ja igas on siis vastavad siis teemadele siis lahtiseletused, QR-koodid ja kõik muu vaja abi
materjal olemas. Et sa suudaksid hakata mõistma seda, et tänapäeval ei luua enam midagi läbi energiate, vaid nüüd toimub vaimse valguse abil loomine, tervendamine. Ehk siis vaimne valgus ei ole mitte niivõrd enam energia, kuivõrd see on geomeetriline muster, mis siis koosneb kõrgemast mõttest ja kõrgemast sagedusest, ehk siis kõrgemast tundetasandist. Ja see loob siis sellise ülendava, tervendava valguse mustri, milleks üks tegelikult on valgus ja armastus. Valgus ja armastus on ka üks teema, valgusarmastus Ho'oponopono. Ja olengi loonud kunagi sellise, ehk siis kõik tulevad kanaldustena, väikse nagu afirmatsiooni või ütluse, valgusarmastus on minus, mina olen valguses armastuses. Valgusarmastus on minus, mina olen valgusarmastus on, nüüd läksin sassi natukene. Et ma olen valgus ja armastus on minus, mina olen valguses ja armastuses. Et sellele on ka QR-koodiga võimalik kuulata väikese meditatsioonina ja see on väga võimsalt harmoniseeriv ja arendav ja tasakaalustav. Ja mida veel raamatust on siis võimalik öelda, et üks inimene andis mulle sellise tagasiside, et tal oli mingisugune aktiivne teema, millele vajas lahendust ja ta võttis lihtsalt suvalise raamatu suvalisest kohast lahti ja ta sai kohe vastuse. Nii, ja nüüd sain ka vastuse, et kui ma küsisin, et mida veel pean rääkima pean siis sellest lillest, mis on raamatu peal. Seda lille, nii, siin on paremini näha, joonistasin ma, siit on vist halvasti niimoodi näha, see on 7 kroonelehega nagu lootusõis, millel on 4 sellist konksukest ja see lill symboliseerib siis sind ennast inimest, sinu jõu ja väe energiapotentsiaalis ja need konksukesed on 4 elementi, tuli, vesi, õhk ja maa, mis toetavad sind siin maises plaanis, harmoniseerivad ja loovad sulle elu. Ehk siis, et see elu oleks sulle imeline ja ilus. Ja 5. element oled sina ise inimesena. Oled inimene, kes täiendad ja juhid selle väe harmooniat, mida kogu see lille pildi sümbol siis loob. Vot nüüd tuli ilusti pilt näha. Et seda lille võite joonistada igal ajal. Kui mina olin laps ja käisin koolis, ma joonistasin 2 asja, 3 nurkasid ja neid lillesid. Ja ma nende joonistamiste käigus tajusin, kuidas ma harmoniseerusin, kuidas ma tasakaalustasin, kuidas ma energiatest taastusin. Kui ma koolist koju tulin, siis ma alati laulsin heliredelit. Ma ei teadnud miks, aga ma laulsin nii kaua, kui ma tundsin ennast hästi. Ma tundsin ennast harmoniseerunud ja taastunud energiates. Hiljem alles kunagi ühest raamatust lugesin, minust oli see Gunnar Aarma, et see on enda energiate taastamine igal tasandil, kõikide tšakrate avamine. Ma tegin seda automaatselt ja teadmatult, mida ma siis nagu teen. On väga palju erinevaid selliseid teadvustamisi, mis mul on lapsena olnud, kas või see, kui mul vanaema ütles, et te olete nagu paganad, kes elavad ja teevad pattusid, et tema käib iga pühapäev kirikus armulaual patta andeks palumas. Mina ütlesin vanemale, et aga esiteks ma ei teegi pattusid, vaid ma kogen seda elu siin maailmas. Ja teiseks, mul ei ole vaja minna kirikusse, et olla Jumalaga ühenduses, vaid Jumal on kogu aeg minuga, Jumal ongi minus. Ma ei tea, kas ma koolis käisin veel siis. Kust tahad siis väike laps sellist asja või sellist asja, et me oleme nagu pabernukud, kellel on nöörid küljes ja keegi ülevalt poolt tõmbab nöörist ja meil jääd jalad niimoodi kõrvale. Ehk siis me oleme juhitavad ja manipuleeritavad. Ja võt läbides need raamatud, sa saad vabaks ka sellest juhitavusest ja manipulatsioonidest, mida meile selles illusoorses maailmas, mis meie ümber on, milles me siin elame, see 3D maatriks, sellest nii-öelda vibratsioonides ennast suudame välja tõsta.
nii et kallikene, soovin sulle imelist raamatu läbimist, tutvumist, nende meetodite kasutamist ja ma armastan sind. Ma armastan iseennast, ma armastan kogu elu, sest pole eraldatust. Kõik imelist sulle.